kultuurikeskusesse. Täna toimub siin Valgamaa ettevõtluse auhind 2020 gala ning mina olen ausõna praegu siin ruumis ainus inimene, kellel ei ole maski ega visiiri ees. Kui teie, kes te vaatate meid internetiavarustes, näete, et ainult kuklaid või näete siin mind, kes ma olen ilma maskita, siis uskuge mind, siia on kohale tulnud Valgamaa kõige julgemad, tragimad, tublimad ja desinfitseeritumad inimesed. Ja tõepoolest, kõik on kas maskides või visiirides, nii imelik, kui see ka välja ei paista, aga me oleme sellega juba harjunud, et selle aasta fotod saavad olema väga paljuski sellised, kus inimestel on maskid ees. Ja võib-olla selline imelik ja keeruline asi tulebki pöörata kuidagi kasuks. Võib-olla see jääb meile meelde tegelikult tagantjärgi kui millegi ootamatuna, millegina, mil toimus võib-olla midagi innovaatilist, võib-olla koguni aastana, mil maailm muutus. Ja et ei tea, kuidas me selle tagantjärgi vaatame, selge on see, et aasta on olnud väga palju segadust täis otsast lõpuni ja seda hinnatavam on see seltskond, kes on kogunenud täna siia Valga kultuurikeskusesse, kes on ettevõtlikud, kes on hoolimata sellest raskest aastast siiski olnud väga-väga tublid, kasvatanud, parandanud veel oma teenuse kvaliteeti, toote kvaliteeti ja saavad täna õhtul pärjatud. Nii et hoolimata sellest väga-väga raskest aastast on siiski meil nägu kõigil naerul, ka maski all on nägu naerul, et tõesti võtta vastu need auhinnad ja alates juba sellest, et võtta vastu nominatsioon siin sellel üritusel, kus siis tunnustatakse Valgamaa kõige kihvtimaid, ägedamaid, tublimaid ja tragimaid ettevõtjaid. Nüüd aga paluksin lavale Valga vallavanema Ester Karuse. Aitäh! Head kohalviibijad ja head Valgamaa ettevõtjad. Nagu me kõik teame, on tänavune aasta olnud keeruline kõigile, aga eriti ettevõtjatele. Küllap on nii mõnigi ettevõte olnud raskustes, seda sõltuvat tegevusalast. Oleme taas tegelemas viiruse meetmete rakendamisega ja keerukas olukord veel kestab. Samas vaatame lootusrikkalt tulevikku ja usume, et virtuaalses maailmas toimetuleku õppetund aitab meil edaspidi paremini hakkama saada. Vaatamata ootamatutele väljakutsetele ei ole elu ja ettevõtlus ka sel aastal sugugi mitte seisma jäänud. Nii nagu varemgi on ka lõppeval aastal põhjust ära märkida ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud kogu maakonna arengule. Nominente hulgas on palju ettevõtjaid, kes on oma tegevusalal leidnud uusi võimalusi ja panustanud erinevatel viisidel kohalikku ellu. Nende hulgast on välja valitud seekordsed võitjad, kes on suutnud enim panustada kohaliku elu parendamisse. Tunnustagem võitjaid ja samuti kõiki teisi ettevõtjaid ning astugem koos samme, mis aitavad meil rasketest aegadest kiiremini üle saada. Ma kordan, et ettevõtluse ergutamine ja sobivate tingimuste loomine ettevõtjatele on jätkuvalt vallavalitsuse üks esmaseid prioriteete ja kindel suund ka edaspidiseks. Ma tänan omalt poolt kõiki neid ettevõtjaid, kes on suutnud oma ettevõtte töös hoida, pakkudes tööd inimestele ning maksutulu riigile ja omavalitsustele. Edasi saab ainult paremaks minna. Ma tänan ja ma soovin teile palju jõudu ning kena õhtu jätku. Aitäh! Aplaus oli tormine, nii nagu terve aasta on olnud väga tormine. Ja 6 aega tagasi toimus siinsamas Valga kultuurikeskuses, veel siis tõesti, kui kõik ei pidanud maski kandma, üks väga kihvt ajurünnak, mida ma tahaksingi teile tutvustada, mis siis rääkis ainult ühte lugu. Ja see lugu on see, et Valgamaal on tegelikult väga palju võimalusi. Ja mul oli suur au seda läbi viia. Ilmselt seetõttu sain ma siia kutsutud, et on olnud kogemust nii juhtida kui konsulteerida
ja kui mõelda neid juhi ametikohti, siis alates Eesti Televisioonist, Eesti Rahvusringhäälingust, kus ma olin osakonna juhataja, ning praegu mõelda siis kas või selle vabatahtliku töö peale maailmakoristuses ja lisaks veel konsultanditööd, on need siis olnud Tallinna linna juures, on need olnud siis koos Indrek Neiveltiga või Eesti Expo esindusega Dubai maailmanäituse jaoks, et kõik see on pakkunud mulle seda võimalust, et just nimelt suurendada ja võimendada neid ideid, mis tegelikult on juba kohapeal olemas. Ja tõepoolest see ajurünnak oli väga ambitsioonikas. Nimelt mõte oli siis selles, et leida üles see Valgamaa absoluutne unikaalsus, panna kokku nii kultuuriinimesed kui ettevõtlikud inimesed ja tekitada midagi, mida mujal maailmas ei ole. Ja see on täiesti võimalik, sest et kui me kas või vaatame kaarti, siis me näeme, et Valga positsioon on geograafiliselt juba etteantult väga unikaalne. Kõikide Eesti linnade osas täiesti unikaalne ja tegelikult ka maailma linnade osas täiesti unikaalne. Sest kui me vaatame kaarti, siis mida me näeme? Me näeme seda, et Valga asub ristmikul. Ja ristmikul alati elu käib. Kui elu mingil põhjusel ei käi mõnel ristmikul, siis tuleb seal see foorisüsteem üle vaadata, tuleb mõelda, kas see on parim ristmiku lahendus, aga fakt on see, et ristmik on üks koht, kus elu käib ja kus alati vahetub veri kiiremini kui teistes kohtades. Nii et tohutu potentsiaaliga juba ainuüksi geograafiliselt, kui vaadata kaarti. Ja ajurünnaku eesmärgid olid siis mõistagi, et kasvatada Valgamaa tuntust. Ja kui me räägime Valgamaast, siis me räägime tõesti 3 vallast, kes kõik on väga omanäolised. Täna on kõikide valdade esindajad siin kohal ja te teate ise väga hästi, et mõnes mõttes kõik 3 valda sikutavad seda ühte Valgamaa tekki natukene enda peale, aga selleks tulebki korraldada selliseid üritusi, kus me seame ühed eesmärgid, et see tekk jaguneks võrdselt, hästi, soe ja meeldiv oleks kõikidel seal teki all olla. Ja miks see toimus just nimelt Valga linnas, on see, et me ju teame väga hästi erinevaid vanasõnu, ütlemisi ja niisama elutarkust, et kõik ikkagi algab peast. Pea tegelikult on tähtis. Keskus peab olema korras. Keskusest saavad alguse paljud muudatused. Kui keskus on korras, siis võidavad sellest kõik. Ja kui minna veel tagasi ja vaadata seda kaarti, siis tegelikult me ju näeme, et kui ka sisenetakse Eestisse Valga kaudu, siis inimesed liiguvadki edasi kõikidesse teistesse valdadesse. Ehk siis, et kõige esimesena võtavadki selle inimmassi vastu teised vallad, nii et igal juhul see on üks suur sünergia ja koostööprojekt, eriti nüüd, kui ka Valga on otsustanud liituda Tartu 2024 kultuuriaastaga. Ja eesmärgid siis loomulikult kasvatada Valgamaa tuntust, ka Eesti sees, muide, regioonis ja globaalselt, mis tähendaks seda, et siia tuleks rohkem külalisi ja mis tähendab seda, et läbi selle, kui siin käivad inimesed, hakkab ka piirkonna maine uuenema. Ja maine uuendamisega mõistagi tulevad juurde nii investeeringud, tulevad juurde töökohad kui kõik muu, nii et selles mõttes kõik ikkagi algab sellest pihta, et me saame siia inimesi juurde kõigepealt turistidena ja siis juba püsielanikena. Kõik on vaatenurga küsimus, nagu me selle ajurünnaku käigus enda jaoks selle lati püstitasime. Ehk siis, et ei ole mõtet mõelda sageli niimoodi, et proovida hüpata järjest kõrgemale. Et see alati ei anna tulemust. Mõnikord tasub hüpata sama kõrgele, kui hüpata teise nurga alt või hüpata teiselt poolt. Ehk siis, et alati on küsimus vaatenurgas. Ja ma illustreeriksin seda Erik Johansoni fotodega. Tema näitus on praegu fotograafis ka galeriis Tallinnas üleval, et kui te, ma ei teagi, kas praegu galerii on ikka vist avatud praegustes tingimustes, aga kes veel ei ole jõudnud, siis tasub kindlasti minna, et küsimus on selles vaatenurgas, kuidas te maailma tajute, et kas te vaatate seda kui konventsionaalset maailma või näete natuke teistmoodi ja ma arvan, et ettevõtlikud inimesed, kes on täna siin, ongi harjunud asju nägema alati kui võimalusi teha midagi teistmoodi, teha midagi uuenduslikku. Ja nagu kunstki ütleb, kõik on võimalik ja samamoodi ettevõtlus on kõik võimalik, nii et kõik on vaatenurga küsimus. See oli 6 aega tagasi toimunud ajurünnaku
tunnus mõte ja tunnus tunne. See on mõistagi Eestimaa kaart, seda me kõik teame, see on meil pealuu sees, alates juba ilmselt lasteaiast. Aga mis on see? See on ka Eestimaa kaart, on ju? Küsimus on lihtsalt vaatenurgas, kuidas pidi me Eestimaad vaatame. Ja miks me peame seda vaatama niimoodi, et Tallinn on üleval? Äkki on Valga hoopis üleval? Kus me teame? Sest et lihtsalt me oleme harjunud vaatama ühte asja niipidi. Aga tulles tagasi kas või sellesama ristmiku näite juurde, siis mõelgem niimoodi, et Valga on tegelikult värav. Me oleme harjunud mõtlema, et Tallinn on see, mis on justkui Eestimaa värav, seal on suur lennujaam ja kõik veel, aga te kõik teate, Riia lennujaam on veel suurem. Kui turism taastub, siis on potentsiaal, et läbi Riia tulevad inimesed, keda on potentsiaalselt rohkem kui Tallinna kaudu tulevad inimesed, sisenevad Eestisse läbi Valga. Ja tegelikult Valgamaa ja Valga ongi mingis mõttes Eestimaa värav. Et seda ei maksa unustada ja seda ei maksa mõelda niimoodi, et me oleme kuskil tagaotsas, vaid vastupidi, meie siin olemegi eesliinil. Ja sellest samast värava mõttest või metafoorist lähtuvalt tooksin välja mõned kontseptsioonid, mis koorusid välja seal ajurünnakul. Üks on mõistagi see, et kui sa tervitad inimesi piiri peal, siis see tervitus peaks olema soe. Oleneb nüüd kui soe, eks ole, või mis laadi soe, aga see tervitus peaks olema meeldejääv ja soe. Nii et läbi juba mõelda see infrastruktuur piiri peal, kas seal on head parkimiskohad, kas seal on loodud need võimalused, et inimesed saavad tulla välja, uudistama linna, et juba nad tahavad siia tulla, sellesse kohta jääda siia pidama. Antud juhul siia linna, siia valda ja naabervaldadesse eeskätt. Et kas nad tahavad seda, kas see on kõik seal sellisena välja pakutud. Tekkis kas või idee, et miks mitte tervitada, kuna autonumbri järgi me ju ikkagi näeme ära, kust auto tuleb, on see siis Poola, Saksamaa või Holland, miks mitte tervitada selles keeles inimest. See ei ole ju raske, eks ole, tänapäevaste võimaluste juures, et ilmub siis kiri selles keeles tere tulemast Valka. Kohe täiesti teine suhtlus selle inimesega, kes seal autos on. Siis ikka armastus käib kõhu kaudu, väga palju mõtteid liikus, vaadake, mis teil kas laudadel on, teil on kingitus, eks ole, kohalikust kohvikust, et armastus käib kõhu kaudu ja üks mõtetest, mis pidevalt läbi käis, oli see, et miks mitte teha siia üks kihvt toidutänav või toiduplats. Teil on siin juba tore pitsakiosk, võib-olla saab sinna midagi veel juurde teha ja kui valla abiga tekiks juurde sinna selline teatud infrastruktuur, et see leviks üle Eesti ja üle võib-olla ka Euroopa, üle maailma teadmine, et siin piiri ääres, siin tasub keha kinnitada, et see on see koht, kus on need väga-väga maitsvad ja võib-olla ka soodsa hinnaga mugavasti tarbitavad toidud kohe kätte saadavad. Ehk siis, et see oli nagu üks nendest mõtetest, mis viis ka kohvikukultuurini ja selleni, et kindlasti peab seda kohvikukultuuri, kohvikutänavat ja sellist asja ka mõtlema, aga iseenesest see toiduplatsi teema ei ole kindlasti ulme, sest et kui inimesed ka Tartus, Viljandis, Põlvas ja Riias teaksid, et siin on kihvt toidukultuur, siis kindlasti oleks sellepärast siia spetsiaalselt tulijaid ja kes on siia juba tulnud, oma esimesed 5 ja 10 eurot jätnud, jätavad ka järgmise 5, 10 ja 50 eurot siia. Siis linnaruumi korrastamine, antud hetkel me ju kõik teame ja näeme, sellest ei peagi väga pikalt rääkima, et on päris palju teha, õnneks on projektid ka algatatud ja järjest ilusamaks see linn läheb ja see on siis, ühesõnaga me lähemegi niimoodi sammu haaval, et piir, kõht täis ja edasi linna, edasi valda ja edasi teistesse valdadesse ja kogu maakonda. Nii et järjest peaks niimoodi sammult mõtlema, kuidas me siin inimesi kinni hoiame, kes on tulnud läbi siis värava Eestisse. Siis väga võluv mõte on see sama, et kui me usume, et me oleme see sissepääsu värav ja siin on inimestel midagi pakkuda, meil on võimalik neid kinni hoida, siis Eesti showroom, miks mitte panna püsti just nimelt siia Valka. Mida võiks tähendada Eesti showroom? See on praegu fantaasia küsimus, igaüks võib ise mõelda, millisena seda ette kujutab, aga see võib olla tänastes tingimustes, võib-olla see peaks olema lausa õues miski,
aga võib-olla tulevikus me saame jälle sees olla ilma maskideta, ehk siis, et see peaks olema selline ruum, kus sa tunnetad kogu Eestit. Sa saad tegelikult Eestist pildi ette. Ja see on natuke selline rehepaplik mõte. Mõte on siis selles, et turist saaks tegelikult Eesti kätte siin. Et ta ei peagi oluliselt kaugemale enam minema. Ta saab siin Saaremaad, ta saab siin Hiiumaad, ta saab siin isegi Tallinnat, ta saab siin Rakveret. Ta saab kuidagi sellest Eestist ülevaate. Võib-olla see miniatuuride park ja Eesti lauamäng maastiku peal on näitlikustavad seda lihtsalt paremini, seda mõtet. Sest paljudes riikides võib-olla olete kohanud on see miniatuuride park nagu minilinn. Ja seal sa saad tegelikult ülevaate. Sa oled nagu hiiglane, seisad keset seda ja saad aru, mis see endast kujutab. Aga võib-olla see showroom peaks olema lahendatud kuidagi digitaalselt teistmoodi või vastupidi just läbi toitude, läbi maitsete, läbi lõhnade. Ühesõnaga, küsimus on lihtsalt teie enda ideedes ja selles, mida on võimalik teha, aga igatahes see oleks väga potentsiaalikas asi, et see Eesti elamus tuleb siit samast. Ja sellega haakub siis see viimane punkt ka, et ärge müüge siin ainult Valga asju, müüge kogu Eesti asju. Siis juba te saategi selle esimese võidu kätte, jäävadki kauemaks ja vaatavad, siin on nii äge, et näete sealt siit linnast 35 kilomeetrit sinna suunas on üks tore talu, mis toodab sellist asja, siit ma ostsin selle asja, aga sõidan veel sinna vaatama, mis seal veel teevad seal talus. Või siis, eks ole, just nimelt vaadata kuhugi kaugemale mingisuguseid teiste piirkondade eripärasid, aga arvestage sellega, et te olete värav, te olete see esimene turismi punkt ja te võite julgelt võtta selle kogu Eesti ambitsiooni siin ette. Siis asi, mille peale te olete niikuinii mänginud ja jätkate mängimist, sest see on unikaalsus. Et siin on 2 linna koos ja see on tegelikult fantastiline võimalus. Ja ma toonitaksin seda esimest punkti. See on siis see, et mul kohati tundub kõrvaltvaatajana, et te püüate hästi palju kuidagi ühendada, mis on kindlasti väga õige, ka selles on oma loogika, aga mina kutsuksin üles kindlasti just nimelt oma identiteeti hoidma. Eesti peaks olema maksimaalselt Eesti ja Läti peaks olema maksimaalselt Läti, sest siis saab turist 2, mitte 1. Ehk siis, et kui läheb piir, siis hakkab Kaarums ja kui hakkab piir teistpidi, siis on, eks ole, Eesti tooted. Ja et oleks nagu hästi selge ja ka kultuuriliselt ja võib-olla ka värvidega ja muude asjadega seda selget lahus hoida, sest siis on maksimaalne elamus külastajal. Linnadevahelised mõõduvõtmised, nende kohta tuli väga palju ka loomingulisi mõtteid, mida saavad teile siis jagada siis arenguagentuuri inimesed, kelle käes on kogu see materjal olemas, mis ajurünnakul välja mõeldi. Aga siia, mis puudutab seda maailma lõbusamat piiri, tuleb tunnistada, meil oli väga lõbus ka see ajurünnak järelikult, et tulid sellised vahvad mõtted. Et just nimelt, et ka see piir ise oleks meeldejääv. Selleks on kõik võimalused olemas, kuna see asub ju keset linna, on piir, riigipiir, siis see võiks olla meeldejääv. Ja näitena üks mõte, mis tuli, et miks mitte teha üks saun keset piiri, niimoodi, et sa saad istuda natukene Läti pool ja siis samas ruumis istuda natukene Eesti pool. Et kas võib selliste asjadega mängida, mis oleksid kindlasti kui mitte kohe New York Timesi reisirubriigis, siis varsti oleksid sellised nipid kindlasti ka suurte väljanete reisirubriikides sees. Siis üks asi, mida kiputakse mitte võib-olla just nagu häbenema, aga asi, mida ei peeta heaks sageli, on tegelikult väga hea asi. Ma alustaksin isegi alt, et me asume Tallinnast kaugel ja see on super. Sest et väga paljud inimesed tahavad olla Tallinnast nii kaugel kui võimalik. Väga paljud Tallinna inimesed tahavad olla Tallinnast nii kaugel kui võimalik. Ja enam kaugemale minna ei saa, eriti koroonatingimustes. See on maksimumkaugus. Nii et see tuleb ära kasutada, see, et see on kaugel. Ja see on pluss, et te olete nii kaugel. Ja kui võtta need 2 esimest punkti läbi, mis samamoodi seal ajurünnakus said ka ideedega kaetud, siin ma praegu tutvustan lihtsalt kontseptsioone. Täpselt see sama asi, et siin tegelikult see töötamine ja seda on näidanud ka inimesed, kes on siia kolinud, see omandab kuidagi täiesti teise mõõtme, et siin see elu ja töötamine on natukene normaalsemas suhtes, natukene oli nüüd minupoolne liialdus, ikkagi hulka normaalsemas suhtes kui mõnes suuremas linnas. Nii et selline tööoaas
ja mis on siis Kuplandi võrgustik juba teil ja muudki säärased ettevõtmised, siis see on super, seda tuleks jätkata. Siis loodusläheduse teema loomulikult, et raske on leida kaunimat kohta tegelikult kui Valgamaa. Nii et need on need trumbid, mis toovad siia nii kohalikku, mis toovad siia ka ajutist ja toovad siia püsivat, nii kohalikku kui mitte kohalikku. Nii et need tuleks kindlasti teil uuesti üles leida ja võimendada. Nii et lühidalt siin on väga suured võimalused. Et ma ise olen ka nüüd olnud üks kuukene seotud Valga peale mõtlemisega ja olen olnud väga üllatunud sellest ise ka, et kuidas on niimoodi, et siin tegelikult istutakse ikkagi kõikide vääris toormeainete otsas ei osata nendega võib-olla alati maksimaalselt midagi peale hakata, sest see on lihtsalt nii võluv koht nii suurte võimalustega, et ma usun, et juba homme päev on võimalik tõesti Valgamaad tutvustada Eestile ja maailmale täiesti uute nurkade alt. Siin on küsimus lihtsalt otsustamises ja ettevõtlikkuses. Ja mõistagi, et kui teil on oma ettevõtted ja te teete oma kindlat asja, siis te ei jõuagi mõelda 360 kraadi, aga täitsa võimalik, et tulebki panna pead, seljad, ajud kokku ja võib-olla koos mõelda välja kõike seda, mis tooks siia rohkem rikkust ja rikkust siis väga mitmes mõttes, rikkust nii otseses mõttes kui ka vaimset rikkust ja sageli need käivad koos. Nii et on olnud väga põnev Valgamaa peale mõelda ja tänane auhinnatseremoonia saab oma uue hoo nüüd sisse lausa musikaalselt. Paluksime klaveri taha noore mehe, kes õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Klaveri peale võib panna ka näiteks valguse, siis näeb noor muusik, kuhu tulla. ja mis on just huvitav, on see, et iga inimese elus on olnud ettevõtlust ka näiteks geenide poolest, sest et meie tänane esineja Rain Lepik on siis Valga noormees, kes õpib, nagu ma juba ütlesin, Viljandis ja näiteks tema ema Kersti oli koos Kultuurikeskuse juhataja Ülle Juhiga just nimelt selle tänase konkursi üks algatajatest ja Rainil on olnud ka väga ettevõtlikud vanavanemad. Näiteks vana-vanaisa oli suurtalunik, siis teine vaarisa oli viinameister siin kohalik ja vanaema, Raini vanaema, tegi nõukogude ajal kodus eraõmblejana tööd. Nii et sellised geenid on meie tänasel muusikalisel esinejal. Palun, Rein. Aplaus. Tervist. Ma sain ka maski maha võtta nüüd. Tere kõigile, kes on siin ja ekraanide taga. Nii, ma teen esiteks siis ühe enda loo, kirjutatud aastal 2012. Sõnad sai seal lugu paar aastat tagasi ja täna on siis esmaettekanne. What they've done, silmin alone. Why they do me point blank? Why did I roam on that night? Justice for all, being dragged down the hall. The last spark of light was seen before they indict. Snow reaching ground, the whirling wind carries it around. Bright flashy lights on the houses let me know that the feast has come. Here I am laying, roaches keeping me awake. In my mind I'm flying far away from this place.
locked up on a breezy winter night. No chance to bail out tonight. Cast away like an emigre, grown up like a piece of cordite. As nights grow long, I am teetering in my dark, cold, frowsy cage. For too long I've been waiting for remedy in my wretched, lonely cell. Aitäh! Mõtlesin, et teeks midagi lõusamat nüüd. See klassika soojem on kui väljas, hamballa kisitsab üht-teist. Parem siin kui väljas olla näljas, süües silmadega teineteist. Kohvikute ustes on sabad, vabu kohti pole kohvikuis. Meie kaks, vaid oleme veel vabad. Restoraani baarid kõik on täis. Tule minuga sööklasse, helbi lahtunud suppi. Tule minuga sööklasse, närima vorsti juppi. Sööklasse, helbi lahtunud suppi. Tule minuga sööklasse, närima vorsti juppi. Tule minuga sööklasse, helbi lahtunud suppi. Tule minuga sööklasse, närima vorsti juppi. Tule minuga sööklasse, helbi lahtunud suppi. Tule minuga sööklasse, närima vorsti juppi. Kui oleksin mu väike kallis, jääks mu osaks ise teenindus. Üksi käiksin ringi tujus hallis, hinge kurgus kerge iiveldus. Kohvikute üksteis on sabad, vabu kohti pole kohvikuis. Meie kaks, vaid oleme veel vabad, ümber ringi on ju kõik täis. Tule minuga sööklasse, helbi lahtunud suppi. Tule minuga sööklasse, närima vorsti juppi. Tule minuga sööklasse, helbi lahtunud suppi. Tule minuga sööklasse, närima vorsti juppi. Närima vorsti juppi. Närima vorsti, 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 vorsti juppi. Aitäh! Aitäh! Teile esines Rain Lepik ja Rain paneb nüüd maski tagasi ette, ma kontrollin, et ta ikka paneks. Siis on 100% inimestest siin Valga Kultuurikeskuses maski või visiiri taga. Et te kodudes teaksite, et siin ka inimesed on väga hoitud ja loodetavasti olete kodudes ka väga hoitud ja olete nüüd põnevil, sest nüüd me jõuame kõige tähtsamani. Selleni, miks me siin üldse oleme ja loomulikult on see Valgamaa ettevõtlusauhind 2020. Ja konkursi korraldajateks on Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Valgamaa Arenguagentuur ning kuidas nominendid tekkisid, oli loomulikult nõnda, et neid esitati. Ja esitamisi oli kokku 38 tunnustamisettepanekut, nii et suur aitäh kõikidele, kes te ka seda tegite ja nagu ma aru saan, kohati olid need lausa nii põhjalikud, et oleks tahtnud kohe auhinna juba postiga teele panna. Aga siiski, ettevõtjaid tunnustatakse täna järgmistes kategooriates. Esiteks aasta tootmisettevõte. Teiseks aasta teenindusettevõte. Kolmandaks aasta startija ning neljandaks ettevõtluse edendaja. Ja nii nagu igal aastal on ka täna eriauhind ja et aasta on väga eriline, siis eriauhindu on täna 2. Ja lähemegi esimese kategooria juurde. Kategooria aasta tootmisettevõte. Ja aasta tootmisettevõtte kategooriast tunnustatakse siis ettevõtteid, keda iseloomustab stabiilsus, töötaja sõbralikkus ja keskkonnateadlikkus ning nominendid on Mixmax OÜ, Saavaste Loos OÜ, Mariko Holding OÜ, Adensen Furniture OÜ, Sandrelle Boutique OÜ, Eha Metalli ja puidutootjad täisühing,
Otepää lihatööstus Edgar OÜ, Combiwood OÜ, Parmet AS, Otolux AS ja Moi Stuudio OÜ. Ning tähelepanu, Valgamaa aasta tootmisettevõte 2020 on Combiwood OÜ. Tõrva vallas asuva ettevõtte põhitegevus on värvitud puitliistide tootmine. Tooteid eksporditakse enamasti Skandinaaviasse ja teistesse Euroopa riikidesse. Ekspordi osatähtsus on lausa 87%. Hea töökultuuriga üks suurimaid tööandjaid terves maakonnas ning ettevõttes töötab 200 inimest. Palun käivitada video. On 27. november, aasta on 2020, kell on 12 läbi 15 minutit. See on ajalooline hetk, oleme praegu liistuvabrikus Combiwood ja siin toodetakse igas kuus 5 miljonit meetrit liistu. Ja miks me siin oleme, härra Vallavan? Me oleme siin sellepärast, et osaühing Combiwood, kes meid on lastud täna siia selles mõttes väga salajasse kohta, kuhu tavaliselt firmad ei pääse. Me oleme tulnud siia sellepärast, et ehitab pilt, kuidas neil läheb ja me teame, et neil läheb väga hästi. Ja tegelikult osaühing Combiwood on Tõrva valla kõige suurem tööandja. Osaühing Combiwoodi poolt makstud maksudest tehakse Tõrva vallas väga palju häid asju meie inimestele. Aga täna oleme tulnud tegelikult siia selleks, et meil on igal aastal üks kord selline konkurss, kus me siis oma tugevat ja tublisid ettevõtteid tunnustame ja neid ka siis pärjame tiitlitega. Ja mul on siiralt hea rõõm ja tegelikult on suur au anda üle Valgamaa ettevõtlusauhind 2020 kategoorias aasta tootmisettevõte. Combiwood osaühing on aplaus, head inimesed kõik. Aasta 2020 tootmisettevõte osaühing Combiwood. Aitüma Combiwoodile, aitüma Priit, et seda vahvat ettevõtlust raskesti vead ja neid inimesi siin rakkes hoiad ja meie valla eest ka hoolid siis kas läbi erinevate kaastegevuste või siis ka maksuda, nii et aitüma! Priit, sul on võimalik öelda siis midagi kõikidele, kes meid vaatavad ja kuulavad. Ma isegi ei tea, kes meid vaatavad täpselt. Tõenäoliselt kuskil need 5 miljonit inimest täna siis nende telekaamera taga. No mis ma siin ütlen, et tunnustust on väga tore saada, et me siin oleme tegelikult väga vaikselt ja omaette toimetanud, et ega meid väga ei teata. Aga ei noh, ma ütlen, selle võrra enam on tore, et meid on märgatud ja ega me kindlasti ei jää siin toppama nüüd. Et meil on suured plaanid ja tahame kindlasti kasvada. Ja suured tänud Tõrva vallale, et meid on toetatud ja meid on tähelepanu. Elagu Combiwood! Aitäh! Aitäh Priit Kohale, kes on Combiwoodi juht ning Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Liigume edasi, järgmine kategooria on aasta teenindusettevõte. Selles kategoorias tunnustatakse teenindusvaldkonnaga tegelevad ettevõtteid, keda iseloomustavad kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus. Ja kutsume auhinda üle andma eelmise aasta Valgamaa parima tootmisettevõtte BTEK OÜ esindaja Peep Vare ja palume lavale ka Valga vallavanem Ester Karuse ning nominendid on Kodukohvik Johanna OÜ, Heltsi OÜ, Murimäe Vein OÜ, Väikeloomakliinik Credo OÜ, Ivika Salong OÜ, JT Metsad OÜ, Helenprojekt OÜ, Vidrike külamaja restoran ehk Sulargo OÜ, System OÜ ehk Hotell Metsis ning AS GMP Grupp, GMP Club Hotell ja Pühajärve restoran. Ja nüüd trummipõrin. Valgamaa aasta teenindusettevõte
2020 on System OÜ Hotell Metsis. Ja palume lavale Andres Valodis. Pereettevõte pakub kvaliteetset teenindust aastast 2005. Linna ainuke hotell käib uuendustega kaasas ja võtab aktiivselt osa erinevatest ettevõtmistest Lõuna-Eestis. Hea meeskond, parimad toidud ja suurepärane teenindus. Vastu pidada sellel raskel ajal ja tundub, et me oleme oma taset säilitanud, sest ei ole meil esimest korda hea ettevõtte olla. Ma tänan. Just nii, palju õnne. See ongi huvitav, et hotell Metsis ja samamoodi ka Kombiwood on ühe korra varem võitnud Valgamaa parima ettevõtja tiitli. Jätkame. Aasta startija. Sest mis aasta see on, kui ei ole startijaid? Loomulikult on aastas, kõik on ka finišeerujad, aga on mõned väga tublid startijad. Ja selles kategoorias tunnustame ettevõtteid, kes on tegutsenud kuni 3 aastat. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed. Kutsume auhinda üle andma eelmise aasta tiitli aasta startija võita Arel Plus OÜ esindaja Elgo Üksvärav ja palume lavale ka Valgamaa arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai. Nominendid on Dentistre OÜ, KPR Ehitus OÜ ja Kodukohvik Johanna OÜ. Ja kuulutame välja aasta startija tiitli saaja, kelleks on Dentistre OÜ ja palume lavale Kristina Kull. Ettevõtte osutab teenuseid, mida pole seni Otepääl pakutud. Hambakliiniku omanik on ise siit pärit ja panustab kohaliku kogukonna ellu. Ettevõte on varustatud esmaklassiliste seadmetega, mis juba täna vastavad homsetele nõuetele. Palju õnne ja mikrofon on teie. Suur tänu selle tunnustuse eest. See tuleb väga ootamatult, sest aasta 2020 läheb hambaravi ajalugu kui üks väga erakordne aasta. Ja seda mitte positiivses võtmes. Ja kindlasti see ei ole maailma kõige lihtsam aasta, millal oma kliinikut alustada. Aga tegelikult see tiitel kuulub minu tiimile ja mul on väga hea meel koos töötada niivõrd pädevate arstidega, kes on võtnud oma südameasjaks valgamaalaste suutervise eest hoolitsemise. Aitäh! Aitäh! Sellest on tegelikult lausa ju kahju, et me ei näegi neid hoolitsetud suid, vähemalt praegu valitsuse otsuse tõttu küll. Et me usume, et Otepääl on kõikide suud korras, sest see auhind kinnitab seda, aga ise selles veenduda ei saa. Nüüd siis kategooria ettevõtluse edendaja. Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, ettevõtte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, kes on aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal. Ja kutsume auhinda üle andma eelmise aasta tiitli ettevõtluse edendaja saaja Estonian Autosport Events MTÜ ehk siis Rally Estonia esindaja Tarmo Hõbe. Ja nominendid on Kodukohvik Johanna OÜ, Saavaste Loos OÜ ning Äärmusliku spordi AS ehk siis Väikese Munamäe suusakeskus. Ja Valgamaa ettevõtluse edendaja 2020 on Äärmusliku spordi AS Väikese Munamäe suusakeskus. Aplaus! Eriolukord ja viimane lumetu talv pani ettevõtte proovile, tuldi välja uudse ideega, nüüd saab ka keset suve tooltõstukiga mäe tippu sõita ja ekstreemspordi huvilised kasutada kurvilist ja hüpetega 800 meetri pikkust rattarada. Priit Tammemägi palavad tervitused videosilla vahendusel. Priit peaks olema praegu siin, aga viimasel hetkel ikkagi otsustas tervislikel põhjustel mitte tulla. Tarmo, tule palun mikrofonile lähemale, eelmise aasta võidutiimi esindaja, just nimelt tiim, sest et te tegelete tiimi asjadega, teete seda tiimina. Mida see tunnustus teile eelmisel aastal tähendas ehk mida siis Priit praegu tunda võib? Ma arvan, et Priidul tasub nüüd valmis olla milleks suureks. Teada olevat, kui eelmine aasta meie selle tiitli saime,
siis me olime ootusärevad ja kõik teavad, et aasta aega hiljem siis sai toimuma WRC etapp. Nii et selline autospordi tippsündmus, mida paljud arvasid, et mitte kunagi Eestis saa toimuma, sai teoks. Nii et on näha, et siin Valgamaal on võimalik teha suuri asju, maailmatasemel asju ja minul endal isiklikult just on ka eriti hea meel selle üle, et olles tõesti 22 aastat juba Valgast eemal, aga võin tunnistada, et jälgin kõiki praktiliselt Valga sotsiaalmeediakanaleid, olen kursis, mis siin toimub, nähes, et kui palju siin selliseid tugevaid, tublisi ettevõtteid on, nii siin Valgas kui ka Valgamaal. Et tõepoolest mulle väga meeldis need Mardi mõtte, mis said välja toodud, et jällegi tihti nagu need võetakse neid selliseid, mis on tegelikult tugevuse, võetakse nagu natuke nagu selliste nõrkustena. Aga kui sa hakkad mõtlema teistmoodi, keerad selle teistpidi, keerad selle enda tugevuseks, ise usud sellesse, siis kõik on võimalik. Jällegi taaskord nagu see meie näide, et meile aastaid, kui ma hakkasin enam tööle, tuua WRC etapp Eestisse 2016 lõpus, iga aasta meile öeldi, et palun, mida te jamate, ärge jamage, et te olete väike riik Euroopas. Et ühes lühikes lauses 2 surmapattu, et väike riik ja Euroopas. Et Valga kohta ja Valgamaa kohta võib samamoodi öelda. Mingi väike linn kuskil täitsa seal Lõuna-Eestis. Aga jällegi, keerad selle tugevuseks, selle trumbiks, ise usud sellesse, siis kõik on võimalik ja mis ongi kindlasti, mida nagu me ise jällegi siin keskkonnas olles me ei taju, et tegelikult kõik see Valgamaa loodus ja see ilu, et see aasta läbi Rally Estonia ülekannet jõudis 100 miljoni inimeseni, kindlasti nii Brasiilias kui Argentiinas kui ka Sydneys palju inimesi vaatas, et mis riik see Eesti on, mis koht see Valgamaa on, kus isegi siin koroonapandeemia ajal saab toimuma selline maailma tippsündmus. Nii et ma arvan, et tasub valmis olla, et siit, ma arvan, nii läbi Riia lennujaama kui ka sealt Tallinnast ja võib-olla ka rongiga hakkavad sinna massid kohe, kui jällegi piirid on avatud, hakkavad siiapoole tulema, nii et igal juhul, et näeme pigem neid tugevusi ja kõik on võimalik. Aitäh, jõudu! Suur aitäh Tarmo Hõbe, kes siis on Estonian Autosports Event MTÜ ja Rally Estonia esindaja, ehk siis eelmise aasta sellesama tiitli võitja, mis läks nüüd äärmusliku spordi AS-ile. Ja tõepoolest, see üritus, mille Tarmo korraldas, oli ilmselt selle koroona aasta võib-olla üldse üks kõige suurem üritus üldse globaalselt. Et raske on ette kujutada, et sellist rahvaüritust kusagil mujal maailmas oli, nii et osaliselt ka Valgamaal toimus maailma kõige suurem üritus aastal 2020. Juba selle fakti te peaksite tegelikult kirjutama oma kodulehele ja müüma läbi selle, et siin on tegelikult täiesti uskumatud asjad võimalikud ja turvaliselt. Tuletame meelde, seal ei olnud mitte ühtegi nakkust. See oli vist üks inimene, kui ma mäletan, kes tundis ennast haigena ja sealt ka ei levinud mitte midagi edasi ja kõigil olid maskid ees ja eeskujulik tootmine, nii et täiesti fantastiline. Jätkame eriauhindadega. Täna, nagu siis öeldud, on 2 eriauhinda, kuna aasta on ka selline, mis väärib eraldi pühitsemist, siis 2. Ja esimene eriauhind kannab nimetust Maasool. Ja see läheb Otepää lihatööstus Edgar OÜ ning palume käivitada video. On 27. november aasta 2020, kell on 2 läbi ja 7 minutit. See on ajalooline hetk. Me viibime osaühingu Otepää lihatööstus Edgar ruumides ja härra vallavanem, miks me siin oleme? Jah, täna on tõesti selline ajalooline hetk ja on väga hea meel, et meil on võimalus üle anda Valgamaa ettevõtlusauhind 2020 eriauhind Maasool ja see on Otepää lihatööstusele. Otepää lihatööstus on tegutsenud aktiivselt juba üle 30 aasta ja nagu mina mäletan ka, et ikkagi ta oligi Otepääl üks esimesi tublisid ettevõtteid, kes hakkas aktiivselt pihta. Ta on kõik need aastad vastu pidanud ja ei ole väga Otepääl
sellist aega olnud, kui ei oleks keegi rääkinud Edgarist. Edgar on see, kes toetab ikka kohalikke kultuuriüritusi, Edgar on see, kes annab inimestele tööd, Edgar on see, kes pakub maitsvat lihakraami. Edgaris on väga tublid inimesed. Et meil on sellest väga hea meel ja tõesti, et ma ütlen, et see auhind läheb väga õigetele inimestele ja väga õigele ettevõttele. Mul on au ja rõõm seda üle anda. Ja nüüd aplaus saalis, aplaus! Ja tegelikult on mul veel vallalt, aga meil tuli trükisoe Otepää kott kohe, kus on meie purskkaev on peal ilusti. Et see on praktiline see korsti sisse panna. Ja siis on trükisoojad, sokid, seikluslik Otepää. Sinna saavad päris ausalt, kas see auhind tuli üllatusena? Meile tuli üllatusena, sest me olime nii tööga siia koroonaga nii seoses, et me nagu ei mõtled üldse millegi peale. Ainult üks äripäevast keegi helistas, ütles, et te olete kuskil seal mingit tähelepanu all, et võtke tellige reklaami. Nii pidi pööratakse see auhind siis, nii et auhinnaga peab olema ettevaatlik. Auhinnaga peab olema ettevaatlik tõesti, siis äripäev helistab, hakkab teilt kõigilt reklaami tahtma. Palju õnne veel kord, väga vahva kollektiiv tõesti Edgaris. Teine eriauhind ja selle üleandmiseks paluksin uuesti lavale Valga vallavanema Ester Karuse ning eriauhind, mille nimi on külastajate lemmik. Nüüd te siis teate kõik, kes te vaatate meid ja ei ole kohalikud, kes või mis on külastajate lemmik Valgamaal ja auhinna saab Kodukohvik Johanna OÜ ja palume lavale Jana Kikas. Ja kõik sai alguse koos sõpradega ühel kenal suvepäeval aias, kui osaleti Valga linna kodukohvikute päeval. Täna iseloomustab ettevõtted suurepärane tootevalik, imeline teenindus, väga kaunis sisekujundus ja kõige olulisem maailma parimad koogid siin samas Valgas. Suured tänud selle auhinna eest, nii nagu juba sai öeldud, siis kõik sai alguse sõpradest. Ja tänase päevani sõbrad on toeks olnud, samuti ka suurepärane meeskond, nii et see auhind kuulub meile kõigile ühiselt, nii et suur aitäh tunnustamast ja rõõmuga ootame kõiki külla. Ma ei tahaks koogimeistrit küll kohe lavalt ära lasta, ehk siis, et mis on ühe koogi saladus? Panna sinna killuke südant. Südant, jah, et suhkrust ainult ei piisa? Ei, selge. suhkrut peab vähendama praegusel ajal. Selge, südant rohkem, suhkrut vähem. Suur aitäh ja palju õnne teile! Nüüd, kui auhinnad on jagatud ja tuju on ülev, siis palume Raini uuesti klaveri taha ja kuulame muusikat, mida esitab teile ilma maskita inimene. Ma tänan väga. Nüüd tuleb üks teos klassikalises võtmes, ma arvan. Sa oled mu maailm, ütlesid mul, ningel kui saatan, hiilgabki kuld. Kord sinuga läbin kõik mäed ja kõik veed. Sa oled mu valgus, sa näitad mulle teed. Vaid sinuga koos ma tunnen end kindlalt, kallis tean, et mind kõrgelt sa hindad, minu nimel tood päikse, vahel ka kuu, lille asemel kingid sa hoopis mulle puu. Olen sinu oma maa, kui mind sa vaatad, ainult sinu oma maa. Mu vastus on jaatav, sind ma ootan, paned mind sa lootma. Olen sinu oma maa, Dolce Gabbana, olen sinu oma maa. Kui mind sa vaatad, ainult sinu oma maa.
mu vastus on jaatav, sind ma ootan, paned mind sa lootma, olen sinu oma maa, Dolce Gabbana. La la la, ua ua 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 la la, ua ua la la la. Sinuga tunnen end kui kuningas, kui kuldset lindu võid puuri mind panna, silitada mu pead, laste laulda mul laulu. Ja kui teengi ma pattu, võid panna mind raudu. Oled parim, mis elu võib minule anda. Sinu soojad käed ja need südamed silmis. Sädemed, mitte südamed. Sellepärast, et su suudlus on kuum kui Ameerika filmis. Olen sinu oma maa, kui mind sa vaatad, ainult sinu oma maa. Mu vastus on jaatav, siin ma ootan, paned mind sa lootma, olen sinu oma maa. Dolce Gabbana, olen sinu oma maa, kui mind sa vaatad, ainult sinu oma maa. Mu vastus on jaatav, siin ma ootan, paned mind sa lootma, olen sinu oma maa. Mu Dolce Gabbana. See oligi nii mõeldud. Okei, lõpetuseks ma teen ühe tõsisema loo. Looja, hoia Maarjamaad ja andesta meile me vead. Looja, kaitse Eestimaad, peod selleks palveks nüüd sean. Looja, hoia hiiepuid, sest ladvad neil längu on maas. Looja, kaitse kodutuid, kord nad ehk tulevad taas. Kirjas on aegade raamatus, õndsad on need, kes ei näe, uskudes, et see on saamatus. Kui keegi läheb, looja, hoia Maarjamaad. Looja loodab, sest teab, milleks need ladvad on karjamaad. Kui peod, mille palveks ma sean, et looja hoiaks Maarjamaad. Aitäh! Teie ees oli Rain Lepik, kes õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias muide helitehnoloogiat. Nii et kui Tõnis Mägi annab kontserti või tuleb kontserdile ja selgub, et mikrofon ei tööta, siis on kaks lahendust, kas Rain parandab mikrofoni ära või laulab lihtsalt ilma mikrofonita nii hästi, et kõik mõtlevad, et ongi Tõnis Mägi. Nii et suurepärane, aitäh, Rain! Ja meie pidulik õhtu selle imeliku aasta lõpus. Saime päris hästi sellega hakkama.
Kõik istuvad ilusasti endiselt, muide ütlen kodudes teile teadmiseks visiiri või maski taga. Nüüd võitjad on palutud fotoseina äärde, ma ei tea, mis on seal etikett, pärast peate fotode pealt vaatama, mis siin kohalikud lehed avaldavad, et kas võeti maskid ära või on see ikkagi täiesti maskipall täna siin. Ja seejärel siin proovime head ja paremat maitsvat toitu ning loomulikult kodukohvik Johanna OÜ on siin meid kostitamas juba ka küpsistega, ma näen, kõikidel on pandud ilusasti küpsised laua peale, nii et tasub tulla Valka, Valgamaale, siia piirkonda kindlasti külla, uudistama, siin on väga palju, mida kogeda, nii et julgustan teid kõiki. Ja suur aitäh kõikidele ettevõtjatele, kes te olete siin saalis, suur aitäh kõikidele ettevõtjatele, kes te vaatate, suur aitäh kõikidele, kes te üldse toimetate siin piirkonnas, et see on super, mis te teete. Suur aitäh kõikidele, kes te esitasite kandidaate, esitasite kandidatuure, sest et ilma teieta ei oleks ka olnud seda täna õhtust gaalat. Ning loomulikult suur aitäh Valgamaa Arenguagentuurile ja Valgamaa omavalitsuste liidule, kes siis koos korraldasidki selle tänase ürituse ja iga aasta seda veavad ning loodetavasti järgmisel aastal veel uhkemalt ja veel edukamalt. Niisiis, aitäh kõikidele tulemast siia kohale, palju tervist teile ja loomulikult tervitused kõikidele kodudesse. Aitäh!